Tere, minu nimi on Meeri Sild ja ma tutvustan teile rakendust nimega KineMaster. KineMaster on rakendus, mis on mõeldud Android-seadmetele ning mille abil saab luua oma fotodest ja videotest erinevaid pikemaid videoklippe. Kombineerida saab nii fotosid, videoid kui ka muusikat. Lisaks saab ka läbi mikrofoni salvestada enda teksti, lisada algus- ja lõputiitreid, erinevaid üleminekuid loomulikult ning pärast video valmimist eksportida seda erinevate rakenduste kaudu. Alla laadida ning alustuseks siis tuleb lihtsalt jälgida seda kollast noolt, mis ütleb, et start here, alusta siit, vajutades sinna plussile. Nii, nüüd tuleb ette selline ekraan, kus ta näitab, et kõigepealt tuleb siis meedia valida sealt nagu kausta pealt, siis lisada pealkiri ning lõpuks valida teema. Nii, ja kui ma nüüd olen selle plussiga kausta peale vajutanud siin alustuseks, siis saangi ma hakata valima juba fotosid ja videosid oma telefoni galeriist. No siin ongi mul näide minu kaamera galeriist ja siin all on näha siin need fotod, mis ma olen juba valinud oma video jaoks. Kui ma olen nüüd fotod välja valinud, siis edasi saan liikuda siit selle noole kaudu. Järgmiseks siis ma lisan siia opening kasti oma algustiitri ja ending kasti lõputiitri. Ja loomulikult läheme siit jälle noolega edasi. Nii, ja siin ongi näha, et ma olen pannud nimeks minu video ja lõpetuseks olen pannud siis lõpu. Nii, kui nüüd see samma tehtud, siis jälle liikudes siit noolega edasi, saame hakata valida ma nüüd oma video jaoks teemat. Et kas ma võtan nüüd selle basic teema, mis on siis tavaline sisse välja zoomimine, või ma võtan siit näiteks selline lavakujunduse või reisiteema. Igat teemat saab siit eelvaates vaadata, et milline siis on kogu sinu hetke video jaoks kõige sobilikum. Ja kinnitada saab nüüd siit sellest linnukesest. Nii, ja kui ma nüüd olen selle kõik ära teinud, siis tuleb mul siin, näete, väikene töölaud siia välja, kuigi siin all on juba näha, et mis ma siis olen lõpuks valinud, et siin on näite tekst peal ja siin on siis need teemad peal, et ma saan lisada siit näiteks veel fotosid või videoid, kui ma mõtlen, et midagi võiks veel juurde lisada. Ja ka saan lisada heli. Heli lisamises on kaks võimalust nüüd, et üks on siin lisada mikrofoni kaudu ja salvestada ja teine on valida siis olemasolevatest helifailidest. Nii, kui ma nüüd selle mikrofoni valiku teen, siis lihtsalt tuleb ette silt, et kas sa oled valmis salvestama, vajutad siia start nupu peale ja heli salvestubki. Kui ma nüüd olen teinud valiku siit selle noodi märgi pealt, siis tekib mul galerii, kus ma saan siis valida pikkuse järgi sobiva helifaili sinna peale klõpsates ja lisada oma videole. Nii, ja nüüd on siis siin järgpildil juba näha, et mul on siin minu videoklipp. Siin on siis taustamuusika, mis ma olen valinud ning siit ülevalt servast saan ma hakata siis ka veel helitugevust muutma nii, et see oleks sobilik minu videole. Nii, ja nüüd, kui mu video on valmis, siis jõuan ma edasi jälle sellisele töölauale, et siin ma saan eelvaatest vaadata, kuidas mu video siin jookseb, kas mul helifail on siin piisavalt ja kas ma tahan siin midagi muuta. Ja kui ma olen selle eelvaate ära vaadanud, siis ma saan oma video eksportida. Eksportimine võtab aega, oleneb muidugi video pikkusest, aga 1, 2, 3, 4 minutit lühema video puhul kindlasti ja pikem video siis läheb kauem.
ja kui ma olen oma video siis lõpuks ära eksportinud ja siin on ka näha, et ma saan siin valida erinevaid kvaliteete, et kas siis kõrgekvaliteedilisega, keskmisega või madalama kvaliteediga. Ja kui siis nüüd siis see eksportimine on siin lõppenud, siis ma saan siit vasakult poolt alt nupust valida, et kuidas ma siis seda jagan, et kas panen Facebooki või panen Google Plussi või Dropboxi või Drive'i, et täpselt niisugune, nagu ma siis soovin seda jagada. Nii, ja nüüd ongi video valmis hästi kiiresti, hästi lihtsate vahenditega.